Tere ka minu poolt. Tänan siis kõlava tiitli puhul, et ma ise päris nii ei tunne, et ma läksin nüüd hulle ässa, aga jah, Kalle 10% kasutab selle pärast, et nime ei saa registreerida juhul, kui vanematel on erinev perekonnanimi. Ja see on üks suur paradigma probleem Eesti e-teenustes, et me disainime oma teenused 100% juhtude jaoks. Ja kui 100% ideaalselt ei ole nagu läbitav, siis paneme keelu. Kui me hakkame mõtlema, et mis te arvate, mis on see protsent, kui me lubaksime kõigil seda laste nime panna niimoodi, et ei, ka erinevate perekonnanimedega vanemate puhul, et kas see oleks nagu, kui palju on neid, kes seda kurjasti kasutaksid, võrreldes nendega, kes nagu seda mitte kurjalt kasutaksid. Siis me oleme keeranud selle võimaluse kinni, sellepärast, et me kardame, et äkki 3 juhtu tuleb, kus keegi teeb pahatahtlikult regab oma lapsele nime nagu. Et see paradigma muutus tuleb teha, aga mitte sellest ma ei taha rääkida. Et täna on mulle antud võimalus lõpuks ometi sõna võtta, et oli juba hirm, et äkki sõna ei antagi. Ja nagu näete, siis kui tegemist on inspiratsiooniseminariga, siis ma võib-olla ei räägi nii palju nendest e-teenustest, kuivõrd sellest, et mis siis minu silmis võiks olla selle Eesti IT-tiigri järgmine hüpe. Ja nagu näha, siis siin on esimene osa, kes tahab kuulda teist osa, kuna mul on antud ainult 20 natuke peale minutit, siis teine osa tuleb ettekandmisele sellel üritusel, kus me anname neid auhindasid selle parima e-teenuse eest, ehk siis 19. aprill. Et täna kõik ära teevad räägin pool. Käsi püsti, kes arvab, et Eesti IT-tiiger on elus, hüppab, kargab ja on muidu tubli. Käsi püsti, kes arvab, et IT-tiiger magab. Käsi püsti nendel, kes ei suutnud otsustada. Erapoolet saab olla, jah? Ei, jah ja erapoolet. Täpselt, ei, jah ja otsustusvõimet oli siin. Milline on Eesti IKT-sektori roll Eesti majanduses? IKT-alal töötab Eestis umbes 25 000 inimest, mis moodustab kogu tööhõivest 3,8%. Väga väike osa. See väga väike osa annab täna 9% kogu Eesti SKP-st. Mõrelge neid kahte numbrit. 3,8 ja 25 000. Maksutulu, mida saab IKT-sektori pealt, ainult sektori pealt, rääkimata sellest, et IKT aitab teisi majandussektoreid, on võrreldav selle kuluga, mida Eesti riik kulutab poole ulatuses haridusele või täies mahus avalikule korra kaitsmisele. Politsei ja Päästeamet. Peale selle, kogu meie 2011. aasta majanduskasvust pea 1/5 on IKT-sektor. Neid numbreid vaadates ma küsiks, et kas magab või? Vaatame edasi. Tootlikkus selles sektoris on üle 2 korra suurem kui kõik millises teises sektoris. Ehk siis iga inimene, kelle me suudame siit tõsta siia, on kasu meie riigile. Ta on ka ise rikkam, ta ise on rahulolevam, tal endal on parem heaolu. Eksport. 2009, kui ma sain ITL-i presidendiks, esitasin valimiskava, platvormi. Panime eesmärgiks tõsta IKT-teenuste eksport 1 miljardi krooni pealt 2 miljardi krooni peale. Eesmärk täitus minu panusest sõltumatult. Täna on IKT eksport üle 4 korra suurem, isegi üle 5 korra suurem võrreldes toonase seisuga ja seda hoolimata Ericssoni tehasest või Ericssoni panusest. Kui me võtame nagu elektroonikud veel juurde, see mass läheb üle 12 või üle 15 korda suuremaks, kui me toona tegime.
Ma küsin uuesti, kas Tiiger magab? Sektor, mille eksport oli olematu, on suutnud seda kasvatada ilma suurte tehasteta üle 4-5 korra. Startupid, kust need tulevad? Ehitusest, kaubandusest. Ei tule. Kõigil meie startupidel on mingi IT-komponent või nad ongi päris IKT-ettevõtted. Võtame siit mõned välja. Paneme nad võrdlusse. Mis on nende ettevõtete väärtus? Võrrelduna. Millega võiks võrrelda? 3 startupi väärtust. Vabandust, 5. Lugeda ei oska. Tundub uskumatu. Kui vana on Eesti startupi kultuur? Kas keegi suudab mulle nimetada ühe tehnoloogia startupi aastast 2005? Skype jälle arvesse, pole Eesti oma. No, arenduskeskus ei ole startup. Selleks hetkeks 2005 oli arenduskeskus. Iisraeli arenduskeskus. No, Mobi võib olla tõesti nimetada. Mobi näete siin kuskil. Fortum on midagi muud. Ta on küll tuletis sealt. Põhimõtteliselt me võime öelda, et meie startupi kultuur sai hoovad või sai alguse sellisel kujul, mida tulemusi me siin näeme 2007-2008. 5 aastaga meil on 5 ettevõtet, kelle väärtus võrdub kaubamajaga, kus juures neil ei ole lagi ees, nagu on Tallinna kaubamajal. Ja nad on maailma ettevõtted. See on Gildi top 100, lõpp viimased 100, nagu 70 kuni 100 ettevõtted 2011. Kui nad uue tabeliga välja tulevad, on selles pildis need samad kõik 5 ettevõtted, mis on eelmisel slaidil, peaksid tulema siia sisse. Me oleme suutnud viimase 4 aastaga ei millestki tekitada tehnoloogiaettevõtted, kes möllavad maailma turul ja muravad top 100-sse 5 aastaga. Kui vana on kaubamaja? Kui kaua on ehitatud kaubamaja? Kui kaua on ehitatud Eesti Energiat? Kui kaua on ehitatud Leiburit, Express Gruppi? No, kinnisvaraettevõtted ma isegi ei arvestaks. Magab see Tiiger? Ikka magab. Ma olen selles mõttes juba ametnik. Kuu aega olen olnud tööl ja hommikused lehed määravad tujuna. Kui mingi inglane kirjutab, et Eestis peaks tulema nagu IT-ajateenistus ja artikli sees muidu räägib, et seda on sellepärast vaja, et sektor seisab ju paigal ja sektor ei arene ja üldse on nagu see IKT üks nõme asi on. Ma olen nii närvi. Ma võtan jumal isiklikult seda asja. Aga sa rääkisid erasektori saavutustest, aga räägime avaliku sektori saavutustest. Mis mõttes see jutt on õige? Mida me riigis tegema peame? Mis on selle riigi eesmärk number 1? Täpselt, kus see tuleb? Mida rikkamad me oleme, seda õnnelikum me oleme. See, et kas mingi kuradi e-teenus tuletab ennast meelde või toimib või ei toimi, kuidas saab olla see üldse võrreldav sellega, et meie SKP on korda 2 võrreldes tänaga? Kumb on siis olulisem? Kas see, et me oleme rikkam riik või see, et meil on kurat ID-kaardi tarkvara uuendamisel meeldetuletus? Näpuga näitamata, aga Ja saad aru, kui Saul kirjutab sellest oma Facebooki, ma olen jumal närvi, Ei, sellepärast ka, okei, sul on õigus tegelikult ja lähen närvina omade peale, et kurat küll, et tehke korralikult nagu asja. Aga ma olen teistpidi närvi sellepärast, et meil on palju olulisemaid asju, kuhu panna fookust, millega tegeleda, kuidas kasvatada oma rikkust. Ja me tegeleme sellega, et saaks kuradi nime registreerimise 10% pealt 20% peale. Kurat küll. Ehk siis, Tiiger elab, raisk. Kaasettekanne pole lubatud. IKT-sektor tuli välja uue visiooniga eelmisel aastal. Lahkuva presidendina minu viimane samm
et jätta maha endast võimalikult ambitsioonikas eesmärk ja siis tõmmata minema. Aastaks 2020 on IKT-sektoriga seotud 50 000 töötajat. Koos selle saavutusega IKT-sektor kasvaks juhtivaks majandusharuks Eestis. Juhtivaks majandusharuks Eestis. Täna ei ole, aga võiks kasvada. Miks see vajalik oleks? Vajalik on. Mäletate seda lisandväärtuse lehekülge. Üks IKT-sektori liige, tema lisandväärtus on korda 2 ükskõik millise teise sektori inimese panusest. Meil on vaja neid rohkem saada. Kust tuleb see 50 000? No võtame eesmärgiks, kust tuleb 50 000? Enne veel, näitan, et siis oleks kokku 7,8 ja SKP suurenes 13%-ni. Et sellega me kasvaksime nagu suurimaks majandussektoriks. Ja maksutulu oleks siis juba üle 10% kogu riigi eelarvest. Mida tuleb teha selle teetähe saavutamiseks? Räägime ajaloost. IKT-sektor ajalooliselt keskendus peamiselt koduturule, täpselt samamoodi, nagu on seda teinud seda meie kaubandus, täpselt samamoodi, nagu on seda teinud meie ehitus ja kõik muud sektorid. Natuke tegin liiga, üldistasin. Kriisi ajal kokkus teistel sektoritel tegemine kokku ja hakkas tekkima IKT enda tööstus. Ehk siis hakkad tegelema toodete, teenustega, lahendustega, mida viia välja, mida müüa välja ja nagu see ekspordislaid oli, praktiliselt kõikidele endast lugupidavatele IT-ettevõtetele on täna vähemalt 1 või 2 ekspordiklienti ja on vähemalt mingi ekspordikäive olemas. Mida me peame saavutama, on see, et meil on nii vertikaalsesse kihti kui horisontaalsesse kihti vaja juurde inimesi, ettevõtteid, lahendusi. Üks probleem on meil siin. See on pärit Eesti hariduse infosüsteemist. See on hetkel, 2011 seisuga meie ülikoolides õppivate tudengite jaotus. Informaatikat ja infotehnoloogiat õpib 4636, ärindust ja haldust. Kui te küsite, et kas meie riigil on midagi viga, siis riigil ei ole midagi viga. Kui te vaatate riiklikku tellimust, siis riikliku tellimuse järgi riik tellib ka ametlikult umbes pool kogu tellitavast mahust on loodusteadused, sealhulgas arvutiteadused ja nii edasi. Kui sa vaatad seda, kuhu rahvas ise läheb õppima oma raha eest, see probleem tuleb ära muuta. Õnneks on seda juhtumas juba. Ülikoolid suurendasid loodusteadustesse vastuvõttu eelmisel aastal ilma riikliku tellimusetagi ja iga 5. sisseastuja proovis saada mõnele IKT-ga seotud erialale. See on väga hea näitaja. Aga see ei lahenda meie probleemi. Kui me teeme kerge arvutuse, leiame, et isegi lähme ideaali lähedale, et oletame, et nad kõik lõpetavad nominaaliga. Siis me saame kokkuvõttes, 1000 õpilast aastas, meil on 2020 ja meil 6 aastat, 6000. Et kust kohast see 50 nüüd tuleb siis? Sest sellest ei piisa. Me võime tuua siia uusi suurtööstusi ja arenduskeskusid. Me peaksime sellega tegelema. Ja meil on selleks olemas võimekus, sellepärast, et meil on naabrite ees tohutud eelised. Meie töötunni hind selles sektoris on jätkuvalt 3 korda odavam kui Soomes ja 4-5 korda odavam kui Rootsis. See konkurentsieelis ei kao ära 10 aastaga. Me ei suuda seda vahet täis sõita nii ruttu. Need spetsialistid, kes sõidavad selle vahe täis, need on ka nii head, et õigustada seda kõrgemat tunnihinda ja võrdsetel alustel konkureerida. Meil on vaja uusi Creative Mobile ja Zero Turnaround'e, ehk selliseid ettevõtteid, kes vajavad vähe tööjõudu selleks, et palju toota. Kui sa teed IT-tooteid, siis nende replikeerimine on üllatavalt lihtne. Ma arvan, et teie on tuttavad kombinatsioonid Ctrl-C ja Ctrl-V.
Aga täpselt niimoodi käib IT-lahenduste litsentsi müük. Sa tahad tarkvara litsentsi, aga palun, Ctrl-C, Ctrl-V, materjalikulu oli palju. No natuke elektrit läks, eks. Creative Mobile'i mänge on palju downloaditud, sa tead, 50 miljonit juba. Rohkem, noh. Ja nad ometi käsitsi teinud seda kõik. Ja kusjuures nad tegid selle väga rasketes tingimustes. Järgmine variant oleks olnud neil putka kinni panna ja sellega sai tehtud väga lihtne ja väga geniaalne see läbi siis. Et arendusaeg oli vähe ja tehti ära. Keskmine mäng või üldse tarkvara litsents mingis App Store'is maksab 79 eurosenti, millest siis keskkonnaomanik võtab 1/3, 2/3 jääb arendajale. Kui neil oleks õnnestunud see 50 miljonit kõik nüüd raha eest maha müüa, tehke ise korrutis. 50 miljonit korrutatud 2/3 79 eurosendist. Need poisid tõenäoliselt raha pärast tööd tegema ei pea, päris pikka aega. Kui see nii oleks, päris võrdne korrutis ei ole. Aga sellest üksi ei piisa. Ehk siis, kui me vaatame sektori panust, siis me riigina peame mõtlema laiemalt selle koha pealt, et me ei saa minna lihtsalt Skype'i juurde või Playtechi juurde küsida, et mis ressurssi sul vaja on, ja siis me võtame oma 9,5% töötuid ja koolitame nad ümber selleks, et nad hakkaksid Skype'i või Playtechi jaoks tööle. 6 kuuga võib saada trammijuhiks, 6 kuuga ei saa programmeerijaks. See ei tööta. Seega, mis me siis teeme? Tuleks leida uusi väljakutseid just sellele samale ressursile, mis meil ootele jääb, õhku jääb. Minu jaoks oli väga inspireeriv käia Tšiilis eelmise aasta sügisel ja tutvuda sealse arengufondiga, kes sõna otseses mõttes toimib ka nagu riiki arendav fond. Lõuna-Tšiili on külm, seal vesi on külm, õhk on külm, kõik on külm. Mis teeme? Käisid Norras ära, õppisid kalakasvatusi tegema, läksid tagasi, tegid kalakasvatused, andsid inimestele kätte, booming, töötab. Põhja-Tšiili, mis seal on, hõreasustus, kõrb, palav. Hõreasustus ja kõrb. Kõrb tähendab vähe pilvi. Hõreasustus tähendab vähe valgusreostust. Paneme püsti observatooriumid ja müüme kogu maailmale seda, et keegi oma arvutiga meie observatooriumist tähti vaatamas. Täpselt samamoodi peaksime mõtlema meie. Koolireformi tulemusena jääb meil üle umbes 3000 õpetajat, kui kellelgi on piisavalt mune üldse koolireform ära teha muidugi. Meil jääb 3000 õpetajat üle, vähemalt. Jah, palju nende hulgas pensionäre ja nii edasi, aga nad on inimesed teatavate oskustega. Mida me saaksime teha näiteks Põlvas üle jäävate õpetajatega? Kes teab, mis on AB-testing? Kõik ei tea, selgitan üle. Tahab tulla uus päevapakkumiste ettevõtte Eesti turule. Ei suuda valida nime, kas panna cherry või chili. Nüüd saite aru, jah? See on AB-testing. Meie avalikud teenused on käkid. Neid oleks vaja testida. Kellega? Miks mitte nende inimestega, kes on harjunud kontrollima ja kirjutama pärast, miks asi on vale? Aga see tahab uut moodi mõtlemist saada. See tahab saada seda sama powerit, et keegi veab seda eespoolt. Sest ei tule erasektorist. Ütleme, vähe on neid ärimehi, kes tajuksid seda, et võiks Põlva õpetajate pealt hakata niimoodi pappi teenima. Ikkagi sellest ei saa, aga mõned 100 eurod ikka iga kuu juures. See on suur äri. Testimine on üldse suur äri. Kas me õpetame Eesti haridussüsteemis testimist? Kõrgeharidussüsteemis? Kvaliteedi juhtimist? Arvasma? Ei ole nii. On naa. Eks seda ei ole. Selle peab tegelema. Kas meil on Eestis mängutööstus? Väike või? Olematu. Olematu või? Olematu, ütleks. Olematu mängutööstus või?
Kes on Tartu linna suurim maksumaksja, kui ülikool välja jätta? Kes on? Mis teeb? Mänge. Muidugi. Need samu pokkerid, ühekäelised piraate ja nii edasi, US6 on ja. Nad on mängud. Meil on 600 inimest seal, 700 inimest seal selle peale. Te ütlete, et meil pole tööstust. On küll. Töötab vale riigi jaoks. Te ei tööta vale riigi jaoks. Maksud makstakse ju siia. Selles mõttes on hästi kõik. Tehke läbi üks korrutis. Skype'is töötab 500 inimest, keskmine palk on 3200 eurot, brutopalk, ehk korrutage selle 1,33-ga, korrutage 12-ga. Vaadake, kui palju kasu on ühest arenduskeskusest. Ja siis võrrege seda näiteks Kaubamaa on hea näide. Või Grimeltega näiteks, väga tunnustatud ettevõttega. Ja nii edasi. Ühesõnaga, sektoris on kohta, kuhu areneda ja siit on võimalik tööda saada. Ja ma ütlen arvusalt ära, et kõik, mis meie haridussüsteem suudab välja anda, selle sektori ära tarbib. Võõrtööjõu tarnib ka ära. Ma kõigile lohutuseks ütlen, et kui Eesti teeb võõrtööjõu suhtlus, ühesõnaga targa võõrtööjõu suhtes piirid lahti, siis arvamus, et siia hakkab nagu tuhandetega nagu mingid musti sisse voorima, on absurdne. Kui Kalevi korvpallimeeskond tahab endale osta uut keskmängijat, on see päeva küsimus, et ta siia tööle saab. Kui Zero Turnaround tahab Valgevenest tuua ühe teadlase, 6 kuud. No mida kuradit? No? Mida me kardame? Okei, need on 1000 põhjust, mida me kardame. Ühesõnaga, alumise otsa arendamisega tegeleme kasvab ise. Aga murdepunkt on siit. See 50 000 saab olema ja tulema siit. Mil moel? Ma olen seda väljendanud ka varem, aga mind sügavalt häirib meie juristide tase, võimetus oma teenust, oma tooteid eksportida. Et see tase on see, et Ansip versus Sõnumileht, eks. NATO küberkaitsekeskus on 20% IT ja 80% juura. Kui käivad siin välisdelegatsioonid, kes küsivad, et aidake meil teha XT ära või aidake meil teha oma digialkiri korda, siis küsimus ei ole selles, mis on see IT-lahendus. Kui see riik läheb tagasi, läheb oma IT-ettevõtete juurde, ütleb, et kuulge, et davai, tõmbame eestlased kampa, tulevad, teevad ära, siis vastus on väga lihtne. IT-ettevõtted ütlevad, et sorry maan, aga see XT oma nagu progemise mõttes on suhteliselt nagu lihtne. Seal ei ole mingi rocket science. Rocket science on see seadusruum seal ümber. Ma pean minema allkirjastama Egiptusega MOUD, Memorandum of Understanding, riikidevaheline koostöö e-teenuste arendamiseks, mis põhimõtteliselt on see, et meie arendame neid. Keda ma võtan kaasa? Rahulikult võiks lükata kohe ette, 3 juuravenda, et davai, 2 kuud asete seal, keskmise tunni hinnaga 150 eurot. Vähe, 200, 300, Teem see on vähe või? Neid pole siin. Kui te küsite, et millest mina unistan aastal 2020, ma tõesti unistan sellest, et meil on 500 juristi, kes tegutsevad selleks, et aidata maailmal ja Euroopa Liidul aru saada, mida teha oma seadusloomega infoühiskonnas. Meil on meeletu eelis, me oleme 13 aastat elanud selles ruumis, kus on juba olemas nii XT kui PKI ja kõik muud asjad. Meil on olemas see kogemus, me teame, mismoodi neid hakatakse ära kasutama, mismoodi sa pead oma seadusloomet arendama. Miks me ei müü seda? Meil on üks tubli organisatsioon. Teid on kokku palju? 5 või? 4? 6? Küll 10 või? Kõva sõna. Aga teil on muud tööd teha. Te peate evangelismiga tegelema. Või tervishoid. Või võtame mingi suvalise valdkonna. Ma unistan sellest, et inimesed saaksid aru, et neil on võimalik võtta oma baasteadmine. Isegi kui sa oled humanitaarne.
liita sellele info, vaata, kuidas see sinu valdkond hakkab arenema infoühiskonnas. Tee see teadmine endale selgeks ja hakka müüma. Valus on lugeda Päevalehest artikleid, riik andis hariduse, riik ei andna töökohta. Terve seeria siin vahepeal on. Mida kuradit? See on psühholoog. See ei leia tööd. Vaadake, mis toimub infoühiskonna arenguga. Milliste probleemide otsas on suurriigid ja mida ainult suurriigid, ka Eesti ise. Seoses sellega, et mismoodi, kuidas õpetada nagu lapsi noori käituma internetis. Kuidas õpetada täiskasvanuid käituma internetis. Millised probleemid tuleb kaasa pullimine ja kõik muu selline. See on terve teadus. Pane see oma, ega mina ei lähe, IT-inimesena, ega mina ei lähe nagu seletama, et mismoodi inimpsühholoogia saab mõjutatud sellest samast sotsiaalmeediast. See on sinu eriala, kes oled psühholoog või kasvatusteadlane. Võta see element, pane külge, müü. Mida kuradi, et sa õpetad neile seal oma juhtimises? Psühholoogia või? Jah. Nad ei taha õppida. Näed, seda on vaja õpetada. Seda on vaja õpetada. Ja kui meil teised sektorid saavad aru, et kui ma liidan oma teadusele selle väikse IT-elemendi, mis tegelikult ei ole, mis IT-element, see on infoühiskond, me elame selle, me areneme selle sees, arvuti on commodity, see on samamoodi, et nagu elekter toob kaasa teatavad muutusi. Kasutage seda ära. See on sinu äri eelis. Sa oled elanud selles ühiskonnas, kes on olnud infoühiskonna vedav jõud. Ja siis me saame kokku 50 000. Kui te küsite minu käest, et mis on IT-tiigri järgmine hüpe, siis see ongi. See, kui meie sektor suudab kasvada juhtivaks majandusharuks, ta suudab kasvada läbi selle, et ta ise on tubli, ja ka läbi selle, et ta suudab nagu võtta endasse või liita endaga teiste valdkondade spetsialiste, kes ei kujuta ettegi, et nende äri või nende elu võiks olla nagu seotud infoühiskonna ja IKT maailmaga. See ongi see hüppe. Kui me sellega tuleme toime, ongi tiiger teinud järgmise hüppe. Ja potentsiaali on. Minu esimesed slaidid, mis näitasid seda, et ta on kasvanud täiesti ilma meie panusest hoolimata, väga tublid. On hakanud eksporti tegema, kõik startupid omavad seda elementi, näited on väga head. Paneme edasi. See on vaja ära lahendada. Teised erialad peavad nägema IKT-s võimalust ja konkurentsieelist. Ja siis kasvab meie SKP. Ja siis muu hulgas tegeleme sellega, et teeme mõne e-teenusega vähe paremaks. Millest me räägime? Kodaniku kokkupuude riigiga e-teenuste kaudu. Palju nüüd on? On mõne rohkem korda aastas? Siis kui te makse deklareerite. Millest me räägime? Siia on vaja energiat panna. Vaja kuradi õpetada see psühholoogile või ükskõik kellele, mismoodi saab oma lisandväärtust tõsta. Sinna on vaja panna energiat. Aga teenust on vaja korda teha, et selles mõttes, et see on meie haldusalas, et me vastutame. Ehk siis aastal 2020 IKT sektor on Eesti juhtiv majandusharu ja Eesti on jätkuvalt number 1 infoühiskonna mõtestamisel ning arendamisel. See on väga oluline, et me tegeleksime sellega seesama, et milliseid muutusi toob kaasa endaga infoühiskonna. Milliseid käitumismuutusi, milliseid harjumusmuutusi ja nii edasi. Seda on vaja mõtestada, seda on vaja oma inimestele õpetada, mis on turvalisus, mis on privaatsus. Kõik need terminid, hoopis uue tähendusega. Aga sellest ma ei räägi täna. Sellest ma räägin 19. aprill. Aitäh!